viimase 15-20 aasta jooksul on toritõug muidugi kõige rohkem diskussiooni tekitav tõug ja selles suhtes toritõug muidugi ei ole sellist positsiooni saavutanud, kui ta oli alates Eesti esimesest vabariigist kuni Eesti, uuesti iseseisvuseni. Sellel ajal, kui oli torihobune ju Eestis väga populaarne, ligi 80% hobustest Eestis olid toritõuhobused ja nüüd on kahjuks toritõug ikka väga katastroofiliselt arvukus vähenenud. Ma arvan, et inimesed nagu leiavad jälle juured tagasi, lähevad oma juurte juurde ja inimesed hakkavad torihobuseid rohkem kasvatama, sest torihobune peab selline hobune olema, mida eestlane tahab kasvatada, mitte ainult säilitamise eesmärgil, vaid ta peab tooma tulu, ta peab olema kasulik ja meelepärane kasvatada, siis kasvataks torihobust. Aga säilitada võib siis 2-30 hobust ainult, aga see toritõule ei ole vastuvõetav.
Atsil on täna võistlusärevus. Kuidas ta nii tavapäraselt käitub? Ei ole nii hull. Aga siin on teised täkud ja sellepärast see ärritab ilmselt. No kuidas te kirjeldate toritõukobust? Teil on ilmselt teised tõud ka? Rahulikud, sõbralikud, töökad on torihobused. Kas see nüüd on Atsis esimene auhind täna? See on esimene võistlus tal ja esimene auhind ka. Autasustatakse presidenti esimese auhinnaga. Torihobune on, et nüüd on teda aretatud väga mitmes suunas juba, et kui vanemad inimesed kindlasti arvavad, et ta on niisugune rahuliku iseloomuga, räägime ka siis kohe välimusest ikka, et ta on niisugune raskema tüübiga, et tal käisid rangid peal, siis tänapäeval on teda aretatud natuke kergema tüübilisemaks, et mina isiklikult nagu proovin enda karjas hoida selliseid hobuseid, kes on mõõduka iseloomuga, et tal peab olema see silm, peab särav olema, elav, aga mitte liiga elav, et kui ta peab olema mõistlik, ta ei tohi inimesele üle joosta selliseid hobuseid minu karjas ei ole, ja torihobuste seas on väga üksikud neid hobuseid, ja lisaks just sellest mõõdukast temperamendist tuleb see, et ta on universaalne.
astuda torihobusesse, sellel hobusel on perspektiiv suur. Toritõug viimastel aastatel on palju rohkem populaarne mujal maailmas, kui on eestlaste hulgas. Aga see on vist igas pool, et oma asi ei ole väga populaarne kodumaal. Tähendab, torihobune on jõudnud Austraaliasse. Austraaliasse ostis see inimene, kes siit 40 aastatel emigreerus. Aga ta nagu tundis, et tal toritõug on kõige lähedasem südamele ja need tõud, mis Austraalias kasvatatakse, nii ei olnud lähedasem, sest juutega. Ja ta ostis nüüd 2 mera ja juba on Varsad Austraalias. See on kõige kaugem koht. Aga väga populaarsed on siin Põhjamaades. Soomes on juba 400 torihobust, väga populaarne on Rootsis torihobused. Saksamaal on torihobuseid väga palju eksporditud ja nüüd lähiajal lähevad Šveitsi veel torihobuseid. Nii et ta leiab igal juhul järjest rohkem mujal maailmas populaarsust.